Selles videos, kuidas printida AutoCAD-i keskkonnast kasutades paberruumi. Kui te liigute joonise nimele, siis te näete, siin on olemas model ehk siis mudelruum ja layout ehk siis paberruum. Selleks, et printida paberruumist, alustan layout parema klahvi alt, valides liikudes layouti vaatesse ning valides parema klahvi alt Page Setup Manager, kus on siis võimalik paika panna taaskord, millist printerit või plotterit kasutatakse, mis saab olema paberi mõõt, mida prinditakse ning antud hetkel on siin juba kirjas layout ehk siis paberruum ning mõõtkava. Kui ma tean, et ma soovin printida millimeetrites joonestatud arhitektuurset asendiplaani, siis kasutan siin juba eelnevalt 1:100 mõõtkava ning valin OK. Antud hetkel on siis nähtaval A4 formaadis paber mõõtkavas 1:100 ning all paremas nurgas on siis näha üks kastikene, mille valimisel on näha, et tegemist on siis viewport aknaga. Viewport on vajalik selleks, et paberruumis tekitada nii-öelda aknad mudelruumi. Venitades see viewport aken nii suureks, kui parasjagu leht võimaldab, siis on võimalik liikuda nüüd paberruumi ja mudelruumi vahel topeltklõpsuga. Topeltklõps viewporti sees aktiveerib mudelruumi ja topeltklõps väljaspool sellest aktiveerib paberruumi. Seda on võimalik näha ka siin all kiirkäsureal. Topeltklõpsuga siin sees ning tehes Zoom Extend, te võite kasutada selleks siis näiteks siin olevat nuppu või vajutades hiirerullikul topeltklõps. Otsite üles asendiplaani, mida soovitakse siis antud hetkel paberi peale trükkida ning vaba käega valite mõõtkava. Valides nüüd viewport, siis properties aknas on näha, mis on tegelik viewporti mõõtkava. Kuna me eelnevalt panime paika paberi mõõtkava, mis oli 1:100, siis me soovime, et see aken mudelruumi jääks 1:1, mis siis tagab meile mõõtkava 1:100, mille olin siis eelnevalt juba siin Page Setup Manager aknas paika pannud. Nii et kui soovin väljatrüki 1:50, siis võin siia kirjutada 1:50 ning kohendada väljatrükiks tehtud seadistusi, ehk siis teen selle viewport akna väiksemaks ja taaskord näen, et aken mudelruumi on 1:1 ja nagu võibki arvata, siis poole suurema mõõtkavaga kõik hetkel paberile ära ei mahu. Mistõttu siis võtan Ctrl-Z-iga tehtud viimase muudatuse tagasi. Nüüd kiirkorras näitan uuesti üle, ehk siis esimene leht sai meil siis layout 1, millele me võime anda siis ka näiteks nimetuse 1:100 plaan. Ning teen ühe plaani juurde, mis on siis mõõtkavas 1:50 ja selleks jällegi vajutasin plussmärki, uus layout ja põhimõtteliselt sama protseduur uuesti. üks ühele.
Niisiis, esimene oli 100-le A4, teine nüüd on siis 150-le ja antud hetkel siis A3 lehel.